Aitäh, austatud esimees, head kolleegid. Nagu ka härra Tootsen mainis, siis ma olen paljud oma mõtetest juba siin-seal välja öelnud selles osas, mis linna järgmise aasta eelarvet puudutab. Olgu olulisemad neist siiski veel kord ära märgitud. Kui ma täna siia volikogu saali sisse astusin, kuulsin ma ühte esmapilgul pentsikut lugu. Keegi hea päkapikk oli volinike laudadele asetanud küünlad, et luua siin saalis jõulumeeleolu. Selle peale üks tubli linnateenistuja pöördus meie fraktsiooni nõuniku poole küsimusega, kas teie korraldasite selle jama. Vaadake, selliste väikeste päkapikkude poolt toime pandud sümpaatsete žestide taga kollide nägemine iseloomustab üsna täpselt ka seda, mis täna linnaorganisatsioonis toimub. Kui ma linnaeelarvet lugesin, siis ka minule paistab nende numbrite tagant totalitaarne, kapseldunud ja arglik organisatsioon. Kuigi linnapea Edgar Savisaar on ametist kõrvaldatud, paistavad ka käesolevast eelarvest selgelt temal juhtnöörida. Linnaosavalitsuste eelarvevahendeid kärbitakse, linnaosavalitsuste kasutada on jäänud pelgalt 5% linna eelarvevahenditest. Linnameedia toodab ka järgmisel aastal jätkuvalt paralleelreaalsust ja üksjagu tallinlaste maksuraha liigub läbipaistmatutesse sihtasutustesse. Head kolleegid, ma saan isegi aru, kui ühel erakonnal on esimees, kes peab erakonda enda omaks ja juhib teda põhimõttel pärast mind tulgu või veeuputus, mina tema sünnitasin ja mina temaga jätan lõpetamata. Tõsi, ma olen ka ise ühe sellise erakonna liikmeks kunagi olnud. Aga nii ei ole võimalik juhtida 2015. aastal Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna. Tallinna linna totalitaarse juhtimise tagajärgedeks on lühike kavandamishorisont ja suurte ideede väljakäimine poliitiliste uitmõtetena. Olgu siinkohal välja toodud parkimistasude tõus lahendamata sisuliselt Tallinna vana süda ja kesklinna parkimisprobleeme, kahjumlik linnapood, munitsipaalpank, mida ikka veel loodud ei ole, kuigi sinna alla on kinni pandud üle 5,5 miljoni euro, linnaspordikool, mille kontseptsiooni tuleb täna peale esialgset uisapäisa käivitamist teha tõsiseid parandusi ja täiendusi, kultuurikatel, mille sisutegevusi ei ole suudetud lubatud kujul käivitada ja kahetsusväärsel kombel võiks seda loetelu jätkata. Aga veelgi enam, kui mulle valmistab meelehärmi kesine linnajuhtimine, on mul kahju linnaelanike kõrval, kelle maksuraha väärkasutatakse, nendest tublidest linnateenistujatest, kes igapäevaselt Tallinna linnaorganisatsioonis töötavad. Nad tahaksid teha suuri ja olulisi asju lähtudes linnaelanike parematest huvidest, aga ei saa, sest poliitilised prioriteedid on teistsugused ja raha väidetavasti ei ole. Nad tahaksid teha oma võimetele vastavat karjääri Tallinna linnasüsteemis, aga ei saa, sest neil ei ole ette näidata parteipiletit. Nad tahaksid tunda uhkust oma linna ja linnaorganisatsiooni üle, aga ei saa, sest nad peavad minema õhtul koju, kohtuma sõprade ja tuttavatega ja selgitama ning põhjendama neile otsuseid, millede langetamisel pole neil olnud tegelikult võimalust kaasa rääkida. Sotsiaaldemokraatide fraktsioon esitas eelarvesse 21 muudatusettepanekut, nendest mitte ühtegi ei pidanud rahanduskomisjoni keskfraktsiooni liikmed võimalikuks arvestada. Seda on kahju kuulda. Näiteks Tartu linnas toetati opositsiooni muudatusettepanekuid 100 000 euro ulatuses. Eelarvete proportsioone arvestades võiks Tallinna linnas toetada opositsiooni ettepanekuid 400 000 euro ulatuses.
Üldiselt on Tartu puhul, kus ka Keskerakond võimul on, näha, et koalitsioonivalitsus mõjub ka Keskerakonnale hästi. Ma loodan, et me õige pea näeme selle ära. Aitäh tähelepanu eest!